kui sul on mis tahes füüsiline sümptom ja sa tahad aru saada, mis on see juurpõhjus, et ennast päriselt tervendama hakata, siis number 1 ma soovitan sul ära vaadata juurpõhjuste video, mille tegin sulle. Ja kui sul peale seda jääb veel õhku rippuma mingeid küsimusi või mingeid agasid, siis kirjuta mulle ja ma saan sind edasi coachida, sellepärast et ma coachisin ühte inimest peale seda juurpõhjuste videot ja tal olid nii täpsed vastused, et seal oli ainult niidi ots vaja ära liigutada, et tekiks vabanemine. Seega, kui sa oled vaadanud juurpõhjuste video ära ja sul on jäänud mingi õlekõrs kinnitamata, siis kirjuta mulle. Või kui sa tahad juurpõhjuste videot vaadata, sul on mis tahes füüsiline sümptom, ja tegelikult see teadmine on oluline ka siis, kui sul ei ole mitte ühtegi sümptomit, sest kui sul kunagi peaks tekkima, siis sa tead, mida teha. Või kui su näiteks lapsel tekib, sa tead, mida teha. Kui su kaaslasel tekib, sa tead, mida teha. Millele tähelepanu pöörata, mis on need võtmekohad? Kust saab selle lahenduse kätte? See on justkui baas, info ja teadmine, mis on vaja meil niikuinii igal ühel nendes kehastustes, kas selles kehastuses või järgmises kehastuses ära õppida. Ja iseenda füüsilise sümptomi juurpõhjuse tuvastamine, ma ütlen veel kord, on imelihtne. Mina õppisin seda läbi enda hard way. Mina pidin saama vähi enne, kui ma ärkasin. Ja siis ma hakkasin uurima, see ei saa olla nii, et sa oled ühes sümptomis, teises sümptomis, kolmandas sümptomis ja niimoodi terve elu vä. Terve elu võtad mingeid tablette ja nii jääbki vä. Et nagu see ei ole võimalik ja see tegelikult ka ei ole võimalik. Ja ma seni ei saa aru, kuidas inimesed arvavad, et see on normaalne. See ei ole normaalne. Normaalne on see, kui sa vaatad enda sisse ja kaevad üles juurpõhjuse kergusega, sest sa tead, kuidas see käib. See on normaalne. Ja minul võttis see aega 2 aastat, mida ma täna sulle õpetan põhimõtteliselt 30 minutiga. Ja sellest muutub sinu elu.